Tere! Vaatame, kuidas luua Google Meet videokohtumise rakenduses uus videokohtumise tuba. Kõigepealt liigun aadressile meet.google.com ning login sisse oma organisatsiooni kontoga. Videokohtumise loomiseks saame kasutada laias laastus 2 erinevat meetodit. Esimene neist on hüüdnimega toa loomine. Hüüdnimega toa loomise üheks eeliseks on see, et me saame ise valida enesele meelepärase toa nime. Näiteks sobib toa nimeks hästi õppeaine nimi või õpetaja perekonnanimi. Hüüdnimega toa puhul ei pea jagama õpilastele mingeid tubade linke ning seetõttu võiks õpilastel olla hüüdnimega toaga kergem liituda senikaua, kuni nad kasutavad oma organisatsiooni põhist kooli poolt väljastatud Google'i kontot. Hüüdnimega toaga ei saa hüüdnime kasutades liituda näiteks isiklikku Google'i kontot kasutavad või üldse ilma kontota õpilased. Äärmisel vajadusel saavad nad hüüdnimega toaga liituda, kasutades toaga seotud ajutist linki. Hüüdnimega toa kasutamine välistab ka võimaluse, et õpilased tulevad tuppa enne õpetajat või üldse veebitunni välisel ajal. Hüüdnimega tuba ja sellega seotud ajutine link luuakse alati alles siis, kui õpetaja selle loob ning nii tuba kui link hävinevad siis, kui viimane videokohtumisel osaleja toast lahkub. Toa loomiseks klikin Join or start a meeting. Ning kirjutan siia enesele sobiva toa nime. Näiteks algab mul informaatikatund ning seega panen toa nimeks informaatika. Ja valin continue. Ning meile luuakse uus tuba nimega informaatika. Nagu näha, siin toa hüüdnime all ei ole kuvatud liitumise linki. See näitab meile veel kord, et tegu on hüüdnimega toaga ning igasugune link, mis selle toaga seotud on ainult ajutine. Liitun toaga, vajutades Join Now. Ja jällegi on mul siin kuvatud toa hüüdnimi. Toa hüüdnime all on ka lisainformatsioon, et seda hüüdnime kasutades saavad liituda ainult organisatsiooni liikmed. Lisaks on siin kuvatud ka liitumiseks ajutine link. Ja sama link on ka aadressi ribal. Ja ma ei väsi kordamast, et hüüdnimega toa puhul on see link ajutine ning kaob umbes 1-2 minuti jooksul pärast toast väljumist. Samamoodi on see link iga kord uus, mis tähendab, et isegi kui me loome järgmisel korral toa täpselt sama hüüdnimega informaatika, siis on link juba teistsugune. See link siin viitab ainult käes olevale videokohtumisele ning kustub videokohtumise lõppemisel. Hüüdnimega tuba on alati ajutine ja ühekordne. Kui me isegi loome järgmisel korral toa sama hüüdnimega, siis on tegu tegelikult uue toaga, millel lihtsalt juhuslikult on sama nimi, mis oli ka varasemal toal. Vaatame teises sakis, kuidas õpilane saaks liituda hüüdnimega toaga. Login sisse õpilase kontoga ning ma olen saanud õpetajalt teavituse, et sellel kellaajal algab tund nimega informaatika. Klikin tekstile Use a meeting code ja kirjutan siia tunni nime. Vajutan continue. Näen õpilasena, et õpetaja on juba kohal ja soovi korral võin kohtumisega liituda. Hetkel ma tunniga liituda ei soovi. Lahkun tunnist ka õpetajana. Vaatame ka teist toa loomise võimalust, ehk lingiga toa loomist. Lingiga toa loomise võimalust võiksime kasutada juhul, kui me teame juba ette, et kohtumisega liitub hulgaliselt osalisi, kellel organisatsiooni konto puudub. Või kui me soovime kasutada ühte ja sedasama linki pikema aja vältel. Google info kohaselt kehtib lingiga loodud videokohtumistoa link peale viimast kasutust veel 90 päeva. Vajutame jällegi plussmärgile ning loome uue toa. Lingiga toa loomisel on oluline, et me jätaksime hüüdnime lahtri tühjaks ja vajutame lihtsalt continue. Meile luuakse uus tuba ning koheselt näeme, et hüüdnime asemel on siin ooteruumis kuvatud link. Seesama link on jällegi ka brauseri ribal. Oluline osa sellest lingist on tegelikult 9 viimast tähte, mida saab samuti kaudselt pidada toa nimeks, aga selguse huvides kutsun seda tuba ikkagi lingiga toaks. Ja see link siin nüüd on
püsiv link, mis tähendab, et ta jääb kehtima ka pärast seda, kui me toast lahkume ning kehtib ka järgmisel ja ülejärgmisel nädalal. Võime seda linki jagada nüüd õpilastega ning salvestada või üles märkida ka endale, kui me soovime hakata õpilastega kohtuma alati just selle lingiga toas. Liitun ka toaga. Ükskõik kumba toa loomise viisi kasutada, kas hüüdnimega tuba või lingiga tuba. Tuleb meeles pidada, et tuppa saab organisatsiooni väliseid inimesi lubada ainult selle toa looja. Ehk siis õpilane, kes tahab videokohtumisega liituda oma isikliku Google'i kontot kasutades, teda saab siia tuppa lubada ainult toa looja ning talle tuleb teavitus, kas ta saab seda isikut sisse lubada või ta saab selle isiku sisenemise keelata. Eriti tuleb seda meeles pidada lingiga toa loomisel, kuna lingiga toas saab põhimõtteliselt kohtumise korraldada ka ilma, et toa looja ise kohal oleks, mida hüüdnimega toa puhul teha ei ole võimalik. Seega ei saa me seda linki jagada näiteks kolmandate õpetajatega, et nad oma kohtumisi selles samas toas korraldaksid, kuna neil puudub meie loodud tuppa organisatsiooni väliste õpilaste lubamise õigus. Avan teises sakis jällegi õpilase vaate, et näitlikustada, kuidas saab lingiga toaga liituda õpilane. Õpilane võib näiteks aadressi ribale kleepida kogu õpetaja poolt saadud lingi, mille õpetaja võib siit kopeerida enda aadressi ribalt või liitumisinfo alt. Samamoodi võib õpetaja õpilasele jagada ainult seda viimast osa, ehk siis liitumise koodi. Kopeerin selle viimase osa, lähen õpilase vaatesse, vahetan konto õpilase konto vastu ja use a meeting code. Ja siia saangi ma kleepida nüüd selle kohtumise koodi osa lingist. Vajutan continue. Jällegi ma näen, et õpetaja on juba kohal ja soovi korral saan ma kohtumisega liituda. Hetkel ma seda tegema ei hakka. Sulgen õpilase saki ja sulgen ka õpetaja kohtumise. Lisaks eelnäidatud võimalustele saame uue kohtumise luua ka Google Calendar, Google'i kalendri rakendust kasutades. See annab meile juurde paar lisafunktsionaalsust ning teeb kohtumiste jagamise teistele osalistele veel mugavamaks. Samuti saab uue kohtumistoa luua ka näiteks õpihaldussüsteemis Google Classroom. Mõlemast neist võimalusest on täpsemalt juttu teistes videodes. Oma olemuselt on aga mõlemas rakenduses loodud toad samuti kas lingiga tuba Google'i kalendri puhul või hüüdnimega tuba Google Classroomi puhul.